Aitäh, kõigepealt aitäh kutse eest, et ikka kipub nii olema, et naiste vägivalla teemadel räägivad mõned üksikud mehed suurele hulgale naisterahvastele, et palju toredam oleks, kui oleks mehi rohkem saalis, eks. Aga kui oma eelmiste töökohustuste ajal kippus nii olema, et ma nägin saalis rohkem naisi kui mehi. Aga ju ta siis nii on. Et no mis koostööd puudutab, ega kõik, kes on vaja kaasata, need kaasatud saavad, et no tegelikult ma tõmbaksin selle koostöö võib-olla erinevatesse tasanditesse, et üks on ministeeriumite ja selline poliitilise tasandi koostöö, et see, et juba siin 3 ministrit siin hetkel teie ees on, et see on iseenesest juba märk sellest, et ega valitsuse liikmed ei pelga koostööst rääkimast ja ka seda tegemast, et meil Kenniga selles mõttes on ma arvan, koostöö väga heas mõttes heal tasemel. Et tegelikult üldse Justiits- ja Siseministeerium oma valitsemisaladega teevad väga tihedat läbikäimist või peavad tihedat läbikäimist, aga pigem ma arvan, et jätaks selle mineviku sinna paika, et räägiks natuke tulevikust, et tuleviku vaates võib-olla tasub natukene mõelda natuke rohkem, eriti mis puudutab peresuhtevägivalda, naistevastast vägivalda, siis ja üldse kuritegevuse vastast võitlust laiemalt, siis siin on mõningane plaan natukene seda olukorda muuta ja me teame, et meil on vägivalla vähendamise arengukava aastani 2014 olemas ja et pärast seda kindlasti on küsimus, et mis siis saab. Et kui vormiliselt vastata, siis väga täpselt öelda ei oska, kuna Rahandusministeerium on sellist riigi strateegiate osas väga täpselt järge pidamas, et mida saab teha, mida mitte ja mida on mõistlik teha, mida mitte, aga ministeeriumite vahelises koostöös me tahaksime sellist 4 ministri ümarlauda lisaks siis kuritegevuse ennetusnõukogule luua, et kus oleks lisaks siis justiits- ja siseministrile ka sotsiaal- ja haridus- ja teadusminister kaasatud, et rääkida lähisuhtevägivallast ja perevägivallast ja muidugi ka teistest teemadest, et siin on noorte teemasid ja hulk erinevaid teemasid, et see oleks poliitiline tasand. Lühidalt vabaühenduste tasandilt, ega siis vabaühendustega on üldiselt väga lihtne, et vabaühendused, kui ma vaatan viimase aja praktikat, siis Justiitsministeeriumis on vabaühendused kaasatud väga aktiivselt, et pigem on nagu küsimus selles, et kas ja millised vabaühendused on huvitatud kaasamisest. Ja teiselt poolt ka siis see, et milline see koostöö ja kaasamine vormis ja sisus välja näeb, et ma olen siin kasutanud erinevaid näiteid, aga näiteks siin vaenu õhutamise kuritegude puhul vabaühenduste kaasamine tähendas seda, et erinevad lauapooled olid totaalselt erinevatel seisukohtadel. Et see kaasamine on küll väga vajalik, aga see ei tähenda ilmtingimata seda, et kõik kaasatud tunneksid, et nende seisukohad on lõpuks ka heaks kiidetud või vastu võetud.